Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud. Nii, oota. Teeme selle asjaga siia algusse ära. Ma ei tea, kas mikrofonidesse... Oota, keera nagu siia poole, vaata. Meil on nii fun nende mikrofonidega. Ja Kindlasti ei. need ei olnud veiniklaasid seekord. EBS. Ma kohe seletan neile, miks need ei olnud veiniklaasid. Aga esiteks, tere! Tere! Kas me peame vaatama kaameratesse ka? Ei pea! Sest Ema, ma olen telekas. Enamus meist nüüd ei vaata meid enam. Nad ei pea meie lõustusi enam nägema. Jaa. Ja kes tahab meie lõustusi vaadata, vaadaku meie lõustusi. Ja see võimalus on teil ikkagi. Ja, et me ei võtnud kõik Muideks ma mõtlesin selle peale, et äkki ongi, et mõned inimesed nagu vaatasid meie videos ja ainult meie lõustada pärast vaata nüüd, kui me ainult räägime, siis neid tegelikult absoluutselt ei koti, mida me räägime. Ongi, vaatame jälle. Nii et vaatavad lihtsalt, et normid tibud ja... Ja. Et ma olen nüüd jälginud vaata, et ma nüüd hakkan vaatama ja siis mingi kommenteerin, et norm tibu. Tibu. Ühesõnaga, jaa, Elis, seleta. Me ei ole tibud, kes me oleme. Tere, minu nimi on Elis, a.k.a. Grünts. Tere, minu nimi on Karmeli, a.k.a. Psüühiskond. Ja koos me oleme mitte tibud, vaid tüdrukud. Okay. Et kusjuures ma nüüd ei tea, see tuleb välja ju pärast meie seda lihtsalt, see tuleb enne. Ei, see tõenäoliselt lasta jääb, see oli proovikas. Me tegelikult salvestasime ühe nagu nii-öelda ainult audio osa veel, aga see oli vähe teistes tingimustes, võib-olla veidi siis nagu madalama budgetiga tehtud. Ei no kindlasti, me olime sõbra toas, elutoas ja tegime ta mikrofoniga, mida ta just ostis ja me testisime seda. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et kui me seal olime, siis oli see esimene emotsioon, kus ma pidin nagu sulle niimoodi otsa vaatama kogu terve aeg. Ja ma tunnengi, et see on nagu palju mugavam, kui lihtsalt vaadata sinna kaamerasse, et istume kõrvutis vahepeal saab ainult üksteisel otsa vaadata. Ja, see tuleb palju loomulikumalt. Ja. Aga samas mul on veits kahtlane, aga ma ei ole harjunud inimestele nii kaua otsa vaatama. Ja, see oli eelmine kord ka probleem. Elisa on mingi Head lihtsalt lõustab asju on terve ja rääkima. You get used to it. Väga kaunis lõust on. Oota, aga mul jäi põhiosa tegemata siis. Kes on tüdrukud? Ma pean nüüd õiget sõnastust kasutama, sest varem on tüdrukud olnud saade. Tüdrukud on podcast. We have made it. Anna siia. Ai. Tüdrukud on podcast, kus me räägime ausalt, avameelselt ja ilma filtrita elust ja kõigest sellega seonduvast. Ehk siis tere tulemast. Tere tulemast. Ja ei olegi tere tulemast tagasi, sest kõik on nagu uued selles mõttes. Ma loodan, et te kuulete meid ka Spotify's, sest et see on väga uus platvorm, kuhu me ennast nii-öelda sisse oleme libistanud. Et vaatame, kuidas teile meeldib. Vaatame, siis saame teada, kui palju inimestele meeldib lihtsalt kuulata, kellel vaadata. Ja siis ma tean ise nagu niimoodi, et mulle meeldibki nagu alguses veits vaatad, lood endale visiooni ette, et kes räägib, millised nad välja lähevad ja siis mingi hetk ma ei vaata enam videot ja siis ma kuulan lihtsalt. Ma ise ka isiklikult nagu meie vaatajad veits kurtsid, et meie osad on nii pikad, et YouTube'is nad ei viitsi väga neid vaadata, eks ju. Et sa kinni panna, kui seal oma uut seda YouTube'i laadinud. Ja, kuna mul on YouTube'is videodega niimoodi, et ma vaatan, et ära, kui see on liiga pikk, mul ei ole aega vaadata, ega ma selle juurde tagasi pärast ei tule. Ja, väga harva, jah. Et ongi mingi, ma ei tea, dokumentaaliku on tõesti mingi väga huvitav teema. Aga enamasti podcastidega on mega lihtne, näiteks see panen mingi 3-tunnise podcasti tööle, tuleb mingi pisiasi ette, eks ju, teen oma asja ära, siis mul on juba Spotify sees, ma panen pärast edasi mängima, et see on nagu hästi lebo, et mulle endale ise meeldib täiega podcasti kuulata. Ei, see on muidugi, mulle endale ka meeldib seal veits rohkem. Sellepärast me annamegi teile selle võimaluse ka, et meile endile meeldib see rohkem. Aga samas me kindlasti teeme ka mõned episoodid ka veel algses stuudios, et me ei hakka nüüd ainult siin tegema. Me ei ole sell-outid. Jah. Started from the bottom. Et tegelikult mingi ülikallistatud stuudios saate. Et selles suhtes peame meelde, et kust me nagu tulime. Tagasi juurte juurde. Me just Eliisiga ütlesin talle ka, et täiega naljakas, et see asi on nii kiiresti liikunud, mis on nagu nii positiivne, see on nii tore.
et meil on tulnud siuksed võimalused ja antud siuksed võimalused ja et me tegelikult veel toredam on see, et me lõpuks võtsime selle asja kokku ja tegelikult vaata, kui kiiresti see on arenenud ja see on ainult positiivne. Kuna algselt meil oligi plaanis, et me tegelikult tahtsime kogu aeg podcasti teha, aga come on, palju selline asi, kus me praegu oleme, nagu full on stuudio, nagu vaikne ruum, eks ju, helikindel, 3 kaamerat, megakalli mikrofoni, 4 mikrofoni, et me saaks külalisi kutsuda, pluss veel kõrvaklapid, helipuldid, ma ei tea, kus me võtame, nagu reaalselt, me ei ole rikkad. Me oleme vaesed, eks ju. Me ei ole rikkad. Ma kohe näitas EBS-i kruusi, sa pead, vaata, mõned ei vaata, nüüd sa pead kõike seletama, mida sa teed. Okei, ma pole harjunud sellega, jah. Ma näitasin, täpsustades siis näitasin EBS-i kruusi peale, mida... Aga ma võtangi siis kohe otsa üle, miks EBS-i kruusi. Midagi. Me oleme siis hetkel EBS-is ehk Estonian Business Schoolis ehk Eesti ainsas, vist oli isegi Baltikumi ainsas, ma ei julge tegelikult Baltikumi või? Baltikumi ainsas äri-erakoolis, kus mina õpin. Kuidas see võimalik on, et see on Baltikumi ainuke? Tegelikult Baltikum ei ole suur ju. No ikkagi mõtled, et nagu siuke businessmani. Nojah, et Eestis nagu kõikide teiste riikidega Ei, aga väga tuus. Jah, igatahes ärikool, erakool ja nagu võite arvata, raha neil on. Sest et kõik tudengid maksavad või nende vanemad. Ja siin pool minagi, ma õpin siin. Ei maksnud ainult vanemad kinni muideks, see on eelarvamus EBS-ist. Ei, muidugi ma ei ütlengi, see on kindlasti nagu algus sellepärast, et võib-olla, et vanemad toetavad, aga see on ju ainult hea asi, kes ütleb ära, et ei, ma ei tea, ma ei taha olla see basic vend, on ja. Kui sul on võimalus, of course you're going to take it. Aga ma pidin pangalaenu ka võtma ja ma olen väga õnnelik, et ma siia kooli tulin. Ja nüüd ma olen veel õnnelikum, sest EBS pani just tohuja, räägi lõpul. Sitaks tuhhi pani alla sellele, et teha podcast stuudiokooli. Siin tehakse 2 podcasti, ma teen neile ka shoutouti, siin tehakse EBS-i podcasti, kuhu kutsutakse Erasmuse tudengid, kes tulevad välismaalt või eestlased, kes on käinud välismaal ja küsitakse nende arvamusi ja siis on podcast nimega Ring, kus räägitakse veidi sügavamatest teemadest, nii et kui te olete vähe intelligentsemad inimesed, siis minge kuulake seda. Nüüd kodus hakkab mõtlema, kas ma olen piisavalt intelligentne, et seda Ringsaadet vaadata. Aga muud moodi ei saagi teada, kui sa lähed ja kuulad lihtsalt ja vaatad. Mina seda Ringi ei ole vaadanud, aga ma vaatasin EBS-i oma, sina saatsid mulle seda ja siis see oli uus sellepärast, et ongi, et kui esiteks juba see, et kui sul ongi välismaalased, miks nad Eestisse tulevad, miks te tulete siia, et põhjust kuulda ja ei, väga vinge. Ja seda EBS-i podcasti siis juhib Caleb, kes on USA-st ise, ta on mu koolivend ja tegelikult tema kaudu me põhimõtteliselt saimegi selle stuudiost, ma käisin ühel ta open mic'il ja siis ta tuli minuga rääkima, oli nagu ma olen kuulnud, et teil on mingi show, vaata ja siis suhtlesime veits aega ja jutt jõudis selleni, et kuule, et te võite seda stuudiot kasutada. See on nii tuus. Eliis lihtsalt, ma ei mäleta, kas sa helistasid mulle või sa saatsid mulle voice'i midagi oli, ja ta oli lihtsalt mingi, sa ka võta ette meil suhtes praegu ja see on absoluutselt kõige haigem võimalus ever. Nii et me oleme nii tänulikud. Ja kes veel ei tea, siis on inglise keeles, kui nad on USA-st, on ju, siis kogu see broadcast on inglise keeles. Et ja täpsemalt siis kellebis siis, kui ta meile külla tuleb. Aga ma veits räägiks, kuna ma käisin eile jällegi, open mic'il ja mine perse, nagu vend on nii naljakas lihtsalt, nagu ma olin terve aja krampis, ta võttis ja ta isegi ei teinud mingi ette kirjutatud asja. Vend võttis esireast mingi pihvi ja hakkas lihtsalt roastima teda ja terve publik oli terve aja krampis. See on lihtsalt. Nagu Eliis ütles ka, kui käisime comedy show'l ja siis ta ütles, et hakkasime nagu istume kohti valimast ja nagu ei, ette me ei lähe, sinna kindlasti ei lähe. Ja siis me nägime selle samal show'l oligi mingi roastiti ühte tšiki nii hullult lihtsalt on nagu, oh my god, hea, et me sinna ei läinud. Aga mõnikord jääb mulje, et kooming on nagu veits nagu halvaga vaata või nagu eestlased on nii nagu awkward inimesed loomulikult vaata, aga kuna Caleb on USA-s, siis
mul on alati nagu USA koomikud täiega meeldinud, nagu kui mul on valida YouTube'is, kas ma lähen ja vaatan nagu Joe Rogani mingit seda stand-up'i videot või ma lähen vaatan Sander Õiguse, ma ilmselgelt ma lähen vaatan nagu no offense Sander Õigusega, siis ma pigem lähen vaatan Joe Rogani oma. Et mulle täiega meeldib ameeriklaste huumor. Nad on ülivabad. See on ka mõnus vaadata, et sulle meeldib vaadata inimesed, kes on nagu laval vaba, tunneb ja kui sul ongi inimesed, rahvas, kes sind vaatab, on ja publik on ka vaba. Et selles suhtes ongi natuke raske siin eestlastel ongi väga tough crowd vaadata, keegi ei plaksuta kõik mingi aga tema seti ajal olid isegi eestlased krampis. No see on jah. Igatahes shout out Caleb ja ta tuleb meile ka varsti külla ja tõenäoliselt siis see osa tuleb inglise keeles, ehk siis olge valmis. Olge valmis selleks, et Karmil ei käi koolis, et ei räägi inglise keelt iga päev. Ainuke koht, kus ma räägin inglise keelt on, siis kui ma reisile lähen. No netis jaa, aga see ei ole see. See on ikkagi see, et kui sa nagu päriselt hakkad laivis rääkima. Et saab põnev olema, aga muidugi tore, sest et ma juba ütlesin endal ka paarile tuttavale sõbrale, kes on siis räägivadki inglise keeles, kodukeeles. Ehk siis ütlesin neile ka, et siuke asi on tulemas. Ma võiks isegi tihedamini siis teha, vaata, kutsudagi mingi välismaa, mingi inimesi küll endal näiteks. Nad olid nii elevil sellel, no mingi jõu kohe saada mulle, kui see on tehtud, nii et mõtle võib-olla siis mingi blue up'i ja siis me saame mingi Mr. World. See ongi nagu täpselt selle tüdrukute asjaga. Never know if you don't start, ja sellega mul oligi see, et lihtsalt teeme seda, mis meile meeldib ja teeme seda, kuidas meile meeldib. Ma täna tegin ka tegelikult koolis, tegin presentatsiooni selle meie projekti kohta. Mul oli juhuslikult selline loeng nagu Managing Creative Teams ja siis ma olin nagu mingi okei, ma ei pea selles loengus mitte sittagi tegema, sest mul on projekt olemas, vaata. Siis ma tegingi põhimõtteliselt selle põhjal ja ma tegin presentatsiooni ära ja üle poole sellest nagu nii-öelda kursusest on välismaalased, ülipaljud mingi veerand on Itaaliast vist ja inimesed nagu reaalselt pärast seda nagu ma läksin kohe peale oma presentatsiooni edasi eksamine. By the way, ma olen sitaks läbi täna, sest et jah, mul on pikk päev olnud. Seda on näha. I'm doing my best, okei. Aga ja pärast seda inimesed tulid minu juurde nagu mingi, keegi jooksis isegi mingi järgi, mul oli nagu mingi, kuule, et kas see on mingi eesti keeles või inglise keeles, vaata, et nagu saab ka vaadata, siis ma olin nagu, kahjuks ei vaata, aga me laseme inglise keelse selle välja, et siis vaatame, äkki me vahepeal hakkamegi tegema. Lihtsalt oma lõpuks saame ise ka praktiseerida. Jaa, absoluutselt, see on ainult hea ja ma usun, et Keelab on see, kes nagu tõmbab meil selle otsa lahti ka vaata ja me tunneme, et mugavamalt ja nagu nii mõnus ongi rääkida inimesega, kes räägib oma kodukeeles. No eriti Ameerika jaoks, nagu lihtsalt kõik, mulle meeldib Ameerika. Jaa, see on nii basic, aga mulle ka räigelt meeldib see. Nagu, okei, UK... Austraalia oma ka. UK on veits siuke, ma ei tea, distracting vaata. Natukene, aga mulle ka USA oma, ta on kõige puhtam, kuidagi siuke. Kõige, hard to explain. Okei, never mind. Igatahes ja nii ongi. Ma arvan, et sissejuhatus on tehtud. Liigume edasi oma podcasti. Liigume edasi. Podcast. Meile räägilt meeldib seda teha, sest et meil ei olnud mikrofone. Ja nagu kui oli, siis me kasutasime viimastes YouTube'i saadetes neid, mis külge käivad. Ja me ei saanud kõrvaklappe, me ei kuulnud ennast samale. Me oligi see, et video oli kokku pandud, siis me mingi, that happened. Ja see kõlas niimoodi, okei. Ja see kõlas nii hästi. Ja see ei saa midagi. Kas me hakkame ASMR-i? See ongi see, et me dropime selle tüdrukute teema ja see on nagu, ei, me hakkame niimoodi rääkima. Aga selles suhtes, et oota, tuleta mulle meelde. Me lugesime seal proovi asjas, lugesime ka läbi sõnumid. Kuulajakirjad, et ma arvan, et me teeme need uuesti. Üks asi, mis me seal veel adressisime, oli see, et meie viimases episoodis, mis siis oli vist episood, ütle mulle nüüd, 5 või 6? 5. Oli 5 või? Jah. Ja 5 ja siis tuli vlog. Põhimõtteliselt me rääkisime siis sellest, kuidas üks kuulajakiri oli, kus tüdruk saatis meile, et kuulge, mu sõbranna oli siuke, lasi ringi kõigiga vaata ja kaasa arvatud tema siis eksi ja uue peikaga või uue noormehe silmarõõmuga, mis iganes. Ja me ei pooldanud seda. Avaldasime oma arvamust ja meid süüdistati slut-shamingus. Miks? Nagu see oli kommentaar, mida enam ei ole, aga jaa, nagu ma lugesin seda, ma olin nagu mingi, ma kerisin sinna tagasi kohtadesse, kus me nagu kuulasin nagu üritatud niimoodi, et see on tõesti võõras inimene, kes ütleb seda praegu ja ma kuulen, kas see kõlas nii valesti, kas me ütlesime tõesti nagu kuidagi, et sa saad seda võtta nagu nii valesti, aga aitäh, Pudi. Ja
aga ei, nagu ma arvan, et see inimene, kes kirjutas see kommentaari, sai ikkagi ikka asjast ikka väga valesti aru, selles suhtes, et me räägime oma point of view'st, kui oletame nüüd niimoodi, et sul on nagu parim sõbranna, nüüd oletage kõik, kas sa oled meessoost või naissoost, sul on parim sõber / parim sõbranna. Ta on olnud sinuga päris pikka aega, ta teab sinust kõike, blablabla, ta on olnud seal kõikides sinu ajahetkedes, rasketes situatsioonides, heades olukordades, mis iganes. Ja üks hetk lihtsalt ta tõmbab sind endaga kaasa sinna musta auku, kuhu tema nagu, see on tema elu otsus, muidugi, go ahead, be a slut, selles suhtes nagu, me ei ole nagu slut shaming, selles suhtes me oleme Eliisiga rääkinud sellest, et you do you boo. Ehk siis, kui oletame, et Eliis peaks midagi sellist tegema, et ta peaks hakkama mingi lambist ringi panema, siis ma oleks nagu mis iganes sind õnnelikuks teeb nagu. Peaasi, et sa õnnelik oled, aga ma aitan seal korras ja ütlen sulle, et stop, kui ma näen, et see on sulle halb, aga nii kaua, kui see sind õnnelikuks teeb, mis tahad, aga kui see jõudis sinna, et see tõi su sõbranna nagu negatiivses, nagu ühesõnaga, et see sõbranna tundis end negatiivselt, kuna tema sai negatiivseid kommentaare tänu tema sai haiget tänu selle oma eks-sõbranna käitumisele. Jaa, täpselt. Ehk siis, kui me oleme öelnud, meie isegi Instagrami peos on, me oleme teie uued parimad sõbrannad. Kui keegi meile kirjutab oma kirja, me tahame teid aidata, me tahame oma arvamuse välja öelda, ehk siis kui keegi mulle sõbranna tuleks rääkima, et kuule, et minu sõbranna kebos mu eksiga või mingi uue noormehega, ma oleks jumala kettas selle peale ja ma sõimakski seda pihvi nagu. Ja nagu mul on suva, see ei ole minu arust slut-shaming, ma ütlen oma arvamuse välja lihtsalt sellest situatsioonist. Ma tundsingi, et võib-olla see kommentaar, ma ei tea, kas see inimene tundis end liiga haavatuna sellest topikust, võib-olla. Või siin teine variant on see, et sul reaalselt sa ei oska panna end sinna olukorda, mõni inimene ei oskagi. See on võib-olla, ma tunnengi, et meil on see, et isegi kui sa ei ole selles olukorras olnud, sa oskad kuidagi mõelda, et mida see inimene tunda võiks. Nagu ma arvan, et sellel Biffil oli see, et praegu on hullult populaarne kõik see liberaalne liikumine värksärki. Just me guys, me oleme kõige liberaalsemad inimesed ever nagu. Ja me ei ütleks halvasti mingi nende asjade kohta. Ja nagu oleks see võõras inimene, meil oleks jummala pohhui, ausõna. Nagu me ei ole tänaval mingi, issand, sellel Biffil on nii lühikene seelik, mida ta arvab endast täielik lits, vaata. Ei, me ei ütleks mitte kunagi seda. Me ei tee kotti. See ei ole üldse me ei paneks võib-olla tähelegi sellist asja, nagu, sest et me teame, et see, nagu, see ei mõjuta meid kuidagi, see ei ole meie elu ei mõjuta, see on meie otsuseid, mitte midagi. It's nothing. Me vastasime nii, sest et nii on. Tüdruk küsis abi ja võib-olla mõnel inimesel ongi raske aru seda saada, aga ja siiski ma kordan üle, kui te tunnete ennast puudutatuna, see on meie saade, need on meie arvamused ja see kõlab mega karmilt, aga sorry, aga kui teil ei sobi, siis lihtsalt ärge kuulake täpselt. Eks ma saan selles suhtes ka aru, et võib-olla ta oli esimest korda seal, see oligi see, et miks me selle maha võtsime, oli see, et vaata, kui inimene tulebki ja vaatab nüüd seda osa esimest korda, vaata meid esimest korda ja ta läheb kerib alla hästi paljudel, mina teen seda, kerin alla, loen esimest kommentaari vähemalt. Ja kui see on nagu siuke kommentaar, siis tekib nagu võib-olla mingi eelarvamus. Ja see on kuidagi alateadvuses. Võib-olla sa ei pane isegi tähele seda. Ja sa võtad juba selle vaatepunktis seda videot. Ehk siis minu meelest vaata video ära, meeldib, tore, kui meeldi, tore. Ära tule tagasi. et võib-olla ta lihtsalt tahtis meile anda oma arvamust, okei, aga see oli nagu siuke pigem, et see oli veits isegi valesti aru sellest. Lõpuks oli ka, et kuidas siis sellised noored neiud saavad niimoodi mõelda, et mina ütleks selle peale, et kuidas sina saad niimoodi mõelda, et meie niimoodi mõtleme. Nagu see ei ole ju tegelikult okei, nagu. Ei ole ju. Ei, mina olen ikka samal arvamusel, vaid ole, mis inimene kirjutas, ma ütlen ikkagi, et see on okei oma sõbrannad niimoodi kohelda ja mul on okei, võib-olla mõned harsh word, ja tahaks selle välja pointida, et mis tema jaoks oli hästi seal negatiivne oli see, et mina ütlesin, et kooli Eestist välja, ma tegelikult vihjasin sellele, et Eesti on väike, mida ma see ongi kontekstis välja võetud, et mina ütlesin, et Eesti on väga väike, kõik teevad kõiki, kui sa midagi sellist teed ja kui sa jätkuvalt midagi sellist teed, jutud liiguvad ja sul on päris raske minna seltskonda, kus keegi ei ole midagi kuulnud sinust. Ja sul on endal raske. Ja see nagu koli välja, see on lihtsalt nagu mitte siuke, et koli välja nüüd selle Eestis. See oli naljaga isegi. Ja see oli lihtsalt siuke, et mina reaalselt, kui ma peaks üksteist läbi elama või tegema siukest asja, siis ma tunneks, et puhtalt reetab veits kergem alustada. Et eestlased on natuke nõelad ka. Nagu ma mainisingi seal, et kui sa tahad, nagu, kui see Biff tahab, leiab lõpuks mingi kuti, keda ta reaalselt armastab, ta on
lõpetan nad oma ringi panemisega ja siis ta leiab mingi kuti, teeb selle asja avalikuks, eks ju, no nagu me teame, tänapäeval avalik on siis, kui see Instagrami pildi postitab või kui keegi teada saab ja siis mingi täiesti suvaline vend võib-olla tuleb klubis selle tüdruku peika juurde, on nagu, sa oled selle Biffiga koos või? Okei, no põhimõtteliselt nagu 9 mu 10 sõbrast on teda keppinud. Et kuidas see kutt peab nagu käituma, et ükski kuti, noh, et ongi nagu, võib-olla sa kaotadki võimaluse, oma eluarmastuse võimaluse sealt sellise asja pärast nagu. Just. Et Eesti on väike. Ja võib-olla äkki kunagi see tüdruk, kes teab, äkki ta jälgib meid hoopis, inimene, kes teeb nii, või keegi, kes on sarnaselt käitub hetkel, võib-olla mingi klikk käib ära ja saab aru, et see ei ole tegelikult päris tore, mis ma tegin või teen, et alati on võimalus lõpetada see asi ja face upida ja öelda, et reaalselt rääkida selle sõbrannaga, öelda, et mul on mega sorry, ma ei tea, mis muga juhtus, on ju. Et kindlasti kunagi tea, mis inimese peas toimub, kui siuksed nagu olukordi, noh, et ta niimoodi käitub, seal on alati mingi suurem põhjus sellel. Just, aga ma arvan, me tegelikult selle teema lahkasime suht hästi seal saates, et kes veel näinud ei ole, siis minge vaadake. Ja mul on uudised. Ja Elis, räägime sellest, et ma tõin siia, Elis oli mingi, nii, ma ei saa, ma pean seda ütlema, aga ma pean seda ütlema siis, kui me juba filmime. Ma nagu hoidsin terve päeva ennast kinni ja mitte kirjutada seda. Nii, ma olen valmis. Need ei ole nagu otseselt uudised, aga see on lihtsalt nagu naljakas asi, mis juhtus minuga. Eile, sul oli sünnipäev esiteks. Jaa, mul oli sünnipäev, ma sain 23. Väga süke. Boomer. Yep. Seda boomerid, nagu me viskame nagu lihtsalt nii lebolt ringi, et igaüks, kes meist vanem on boomer. Natukene aasta vanem, boomer. Igatahes. Eile oli siis 11. detsember. Ja peale sinu sünnipäeva me saime ülipalju häid uudiseid, ma kirjutasin, me saame seda stuudiot, eks ju, kasutada, me saime sponsori võib-olla. See oli nagu mingi, kuulasin seda nagu voice'i, ma olin lihtsalt seal nagu mingi what the hell? Või no pikaajalise koostöö / sponsorluse, et sellest me jällegi ei räägi enne, kui see on päriselt toimus, muidu sõnum ära ja ma ei tea. Just. Aga me oleme väga excited selle pärast. Aga eile juhtus veel midagi väga huvitavat. Nii. Tõsin asend. Mulle kirjutas 2 kutti. Kummagiga neist ma ei suhtle nii-öelda regulaarselt, aga see oli lihtsalt kõige naljakam kokkusattumine ever. Mulle kirjutas 2 kutti. Nii. Kutsusid mind välja. Mõlemad kutsusid mind välja samal päeval. Nagu nad kirjutasid mulle eile, ehk siis samal päeval, ja nad kutsusid mind välja nagu järgmine nädal samal päeval. Wow. Ehk siis, Karmeli, mul on su abi vaja. Ma pean nüüd otsustama. Aga see nii tahalt, et kurat, mul see päev on kinni, et teeme järgmine päev. Need on üritused, kuhu mind kutsuti. Ehk siis need üritused toimuvad samal päeval. Mis üritus on esiteks? See aitab valida, ma arvan. Nad on erinevad üritused. Okay. Ehk siis ma tean, et see otsus tuleb väga raske. Nii. Aga ma ütlen sulle nüüd. Nii. Härra number 1. Kutsus mind. Ma olin nii šokis, kui ma seda kuulsin. Lugesin. Pallile. I know, right? Minu otsus on tehtud sinna praegu. Ei oota, kuni sa järgmist kuule. Joo. Pallile. Oota, kas sa tead teda või? Ja. Ja sa tead ka teda. Okei. Davai, mis see teine kutt? Ja härra number 2. Mainin ka, et pall on linnast väljas, ehk siis kerge road trip ka enne seda. Ja härra number 2. Ma tean, et see otsus tuleb raske, sest need mõlemad on nagu väga erilised pakkumised. Härra number 2 kutsus mind Hollywoodi jõulurämmarile +9. Please help! See on nii raske otsus. Ma ütlen sulle ausalt, ma oleks ikka esimesega. Vaata, see ongi see, kas sa võtsid teised seda jõulurämmarile? Kas ma näen välja, nagu ma läks rämmarile? No offense to 5-. Ei, ma korra nagu reaalselt mõtlesin, et sa nagu mõtled tõsiselt seda. Ei! Plus Hollywood nagu. Ma mõtlesin, et see on tõesti, okei. Karmeli, sa ikka üldse ei tea mind. Ära nii ütle.
ma lihtsalt mõtlesin, ma ei tahtnud nagu öelda. Kui sa ütlesid seda, ma olin nagu mingi, peas olin nagu mingi, mis valik seal isegi on nagu. Ma arvan, et kui meil on nagu vanad kuulajad, siis nad teavad, et mul ei ole häid kogemusi Hollywoodiga. Aga ei, kindel minek pallile. Kas see kleit on või? Ma ei ole vist. Mul on üks kleit kodus. Pikk või? Pikk, beige, kuldne siit, nagu oi, see on ilus. Aga ma ei ole kasutanud seda, ma lõpetamisel panin selle ilus, see oli räigelt ilus. Boobs, really good looking boobs ja see on fancy. Ehk siis see on olemas. Pallile. Kas ma valssi mäletan, kuidas tantsida või? Midagi või? Oh my god, oota, see on kes nagu... on? Sa tead, kas ma võin... Oota, ma kirjutan sulle praegu arvutisse notesidesse. Kas ma võin öelda lihtsalt ühe ees? Ei, ära ütle. Ma kirjutan sulle. Okei, jaa. Okei, Oleks arvanud või? Ja, ma olekski esimesena arvanud teda. Esimesena? Jaa. That's so cute. Sest et ma teadsin, et vaata, et noh, pallile saad aru, et on natukene noorem. Et siis ma sain aru, et see on tema. Ta ei ole väga noorem, lihtsalt pean ära minema, see ei ole nagu mingi algkoolipall. Põhikoolipall. Ei, see nii hull ei ole, aga lihtsalt ma tean, et ei ole nagu... Ei, see on ta endise koolipall vist, nagu ma aru sain. Ehk siis, jah. Ma olin lihtsalt, ma olin nii nagu... what the hell, kui ta kirjutas seda, nagu ta oli nagu mingi, mis sa sellel kuupäeval teed, eks ju. Aga ma tahaks teda, kes see teine, kas ma tean teda ka või? Aga kui ma ei tea, siis ei ole mõtet. Vist ma olen rääkinud. Tahaks täiega jagada seda. Mul käib mingi secret message. Oota, ma kirjutasin täiesti. Ühesõnaga, Eliis on praegu siis läppakas, nagu te kuulete. Klikib. Okei. Ei, selles suhtes jaa, aga me oleme rääkinud sellest esiteks. Kurat, ma ei saa, pärast kuulavad mõlemad. Okei, ühesõnaga, ma arvan, et... Aga pall, what the hell, kutsuge kõiki. Jaa, what the hell. Ma armastan kutte, kes on nagu old school. Mul just hiljuti nagu... suhtlesin ka, ma jätan nii halva, ma ei nagu... Ei, Liis on lihtsalt ma lihtsalt kommunikeerin ja võib-olla enamustega ma tahan üldse sõbrad olla ja ma ei tahagi midagi enamat, eks ju. Aga tegelikult sa oledki olnud niimoodi ka, et sa lihtsalt suhtled, vaata, see on ka jälle jõuame selleni, et see ei tähenda, et sul peavadki ainult naissoost sõbrad olema, kui sõbrannad tähendab, kus vallane on, come on! Nagu ma ütlen ausalt, ma saan tüdrukutega hästi läbi, aga pikaajalised sõbrannad, sina ja nagu Kris, Pudi, kus me expose. Okei, me täägisime ta Instasse juba. Ja mõned veel nagu, mul niimoodi tüdrukud, kellega ma suudaksin igapäevaselt suhelda väga vähesed, sest et... Jaa. I know the feel. Ja see kusjuures hästi paljud või nagu tüdrukud, kes on nagu, mõned mõtlevad, see on 50-50, mõned mõtlevad, issand jumal, nagu mingi, sa mingi, mul meeldib ainult poistega suhelda, ja mina ütlen... kohe see, et mingi, okei. Jaa. Exactly. Aga tegelikult ei ole. Ma nagu tunnen ka, et ma olen hästi, mulle ei meeldi draamad. Absoluutselt. Kui ma draamat tahan, siis ma lähen vaatan YouTube'i How to Catch a Cheater ja mingi siukseid asju või siis seda mingi kõige Bachelori või mis iganes. Kui ma tahan draamat. Me teeme Karmeliga neid näite ka. Nagu me võime jätta mulje, et me oleme siuksed nagu võib-olla veits poisilikumad tüdrukud, aga me vaatame Bachelori. There's a white girl inside us. Nagu see Starbucks. Starbucks, kõik. Come on, me ei valeta nagu. Me oleme just. Typical white people. Aga just, ühesõnaga... Need teemad just, vaata, tüdrukutel nagu mõnikord lihtsalt, ma ei ütle, et see on kuidagi halb, et nad räägivad sellest, aga ma ei oska seostada sellega. Kui sa räägid nagu sellest, nagu, mis värvi sa täna otsustasid oma küüned teha, nagu sorry, mind ei koti, vaata. Jah. Et ma rohkem ei hakka sellest rääkima, muidu pärast mingid tüdrukud ei taha mida. Ei, see on normaalne. Ei, see on nagu... Ma respektin seda, ma lihtsalt isegi võib-olla ütlen, et ma ei oska suhelda tüdrukutega nii palju. Mul on väga vähesed tüdrukud, kellega ma niimoodi suheldas ka. Aga see ei ole halb asi, selles suhtes, et... Aga praegu me räägime omavahel ja meid kuulavad tüdrukud. Ehk siis võib-olla nad ka nagu võtavad mingid teemad meilt nagu üles või... Ma tahaks mõelda, et me mingil määral nagu oleme inimestele eeskujuks.
nagu meil on tulnud kirju, et olete aidanud me nii palju ja see tähendab nii palju. Isegi ja ülipaljud isegi kirjutasid, aga näiteks täna nagu jälle koolis keegi tuli mingi, ma vaatasin sul mingi päevaga kõik teie osad läbi ja nagu ma panin mingi isegi reaalselt nagu mingi õppisin nagu sitaks uusi asju. Ja see ongi nii hull, sest et meie jaoks me räägime teile, kuidas me oleme lihtsalt, mida me arvame, kuidas meil on olnud ja me ei kujuta isegi ette tegelikult, kui palju teil sükest nagu asja... informatsiooni ei ole kuskilt saadaval. Jaa, et keegi see on see, mis meid motiveerib edasi liikuma, edasi tegema seda, mis me teeme. Ja nii, et meie jutt actually loeb. Wow! Aga ikkagi, ja põhiline on see, et me teeme ikkagi seda, sest et meile meeldib seda teha. Aga kas me võtame ette mingi see kuulaja kirja? Võtame. Mõtlesin isegi, kas tahad alustada nagu lebomatest või kohe nagu pomm? Siuke variant on või? Pane lebo. Okay. Paneme lebo oma praegu. Aga tegelikult, enne kui sa alustad, vaata, me rääkisime sellest, et kas me teeme nagu kogu, ma ei ole nüüd Eliisi siin paar päeva näinud, ma lülitasin täist välja ennast, aga 2 nagu... päeva. It feels like forever. Aga me ei ole seotud rääkinud, see oli mõte, et kas me teeme nagu, mingi osa teeme nagu videoga ja siis boom, edasi tahate kuulata siis mingi Spotify'sse. Muideks, mulle täiega meeldib see idee, sest ma ei hakka sellest ärilisest poolest rääkima, aga... Mulle ka meeldib see idee just. Et mis te arvate, kui me teeks niimoodi, et umbes... Ma ei tea veel, kaua ma praegu isegi rääkida, mul pole õrnemagi. Sa ajataju kaob alati täiesti ära. What the hell? No okei, see on normaalne. Aga põhimõtteliselt me mõtlesime, et me ütleme nii, et 2/3 podcastist filmiks ja siis 1/3 teeks audio only ehk siis ainult heliga ja Juhe jooksis minema. YouTube'i teeksime siis selle 2/3 koos video ja audioga ja siis Spotify'sse läheks terve episood fullis 3/3 nagu. See on aus. Mulle meeldib see idee, et siis isegi need, kes vaatavad YouTube'ist, et kui nad tahavad tõesti lõpuni kuulata, siis nad lähevad Spotify'sse üle. Vot. Jah, igatahes andke teada, mis te sellest arvate. Ja ma loen siis esimese kuulajakirja. Mulle lihtsalt, ma läksin ka praegu mingi gaasiline jook. Gaasid ja siis Gaasid. Ma tulen haigusest ka välja praegu, eks mu nina on ka natukene. Ma just tundsin, et ma lähen ma ei taha pikalt sellest rääkida, aga ma käisin välisal basseinis vaata, ma käisin juba aasta sünnipäeval ja ma läksin sinna enne, nagu kõige esimese asja ma läksin välja nagu sinna mullivanni, aga siis ma nagu tunnen, et mu mandlid juba annavad otsad nagu mingi Karmeli, mida sa teed siin? See on esimene märk, kui sul mandlid hakkavad valutama. Ja või suke, ma tunnen ära, ma olen hästi kergesti nagu. Ühesõnaga, ma loodan, et ma ei jää, aga let's go. Aga lähme edasi ja võtame kuulaja kirjad. Questions. Tere. Hästi ametlikult tere. Mul on mure. Iga kord, kui ma boyfriendi näen või me kohtume, mul hakkavad käed värisema ja see on nii mark. Või näiteks olen koolis ja õps tuleb minuga pahandama või midagi ütlema teiste ees. Mu nägu läheb punaseks ja mul näost näha, et mul on piinlik ja see on nii mark. Ja kui olen rääkinud oma sõbrannadele sellest, ütlevad nemad, et nende jaoks pole see üldse mark ja kui õpetaja tuleb nendega pahandama teiste ees, nende käed ei hakka värisema ja sorry, siin on nii palju kirjavigu, I'm struggling ja nii nagu ma lihtsalt ei tea, mida teha. Muidu teie YouTube'i videod väga head ja olen palju uusi teadmisi saanud. Jälle, uusi teadmisi. Thank you very much. Kõik jah, aitäh. Aitäh kirja eest ja aitäh, et sulle meeldib. Ei, nagu see on tore, et sulle meeldib ja tore, et me anname sulle midagi kasulikku. Just, aga räägime siis. Me veits omavahel arutasime seda teemat ja mul isiklikult on probleeme ärevusega, millega siis kaasneb käte värisemine. Ja see oli kunagi väga hull, mul oligi just see, et kui ma tulin siiasama EBS-i esimene aasta, mind pandi esimesel nädalal terve kursuse 60 inimese ees nagu esinema. Ma pidin esitama mingit oma äriideen, nagu see oli ülipaska, eks ju. Ja mul hakkasid jalad all värisema, mu käed värisesid, mu hääl värises, kõik värises nagu. Ja mul ei tulnud sõnad nagu suust välja, ehk siis see oli päris rets.
ja nüüd, kui mul on teine aasta EBS-is, ma olen pidanud neid presentatsioone nagu tohu hea tegema, nagu reaalselt nagu, ma ei tea, ma ei hakka arvu ütlema, aga hästi palju. Ja see on paremaks läinud, see on mega paremaks läinud ja minu arust ongi, kuidas sellest üle saada, kas see läheb sul ajaga üle, sest et tõenäoliselt sa suht noor, kui sul nagu mingi kuti nähes nagu käed hakkavad värisema või ta ei ole veel nii lähedased, eks ju. Või siis asi on lihtsalt nagu kogemuse puudumises, sest mul läks kohe nagu, mida rohkem ma seda tegin, seda rohkem mul see ära läks ja nüüd ma võin nagu mitte ikkagi full enesekindlusega, aga palju paremini kui see, mis mul alguses oli nagu teha presentatsioone ja nagu rääkida võõrastega. Võõrastega rääkida mul lebam, aga ma ei tea, mingi asi selle nagu klassi ees esinemise ees oli nagu nii hull minu jaoks. Aga jah, see kutiga teema, ma arvan, et ei ole võib-olla piisavalt lähedased. Õpetajad mölisevad kõige pärast, nagu sellepärast ära üldse pähe nagu lihtsalt mõtle, et nad on mingi kibestunud, mingi mutid või mis iganes, vaata, ja mul vähemalt olid. Ei kindlasti, aga see, et vaata, et kus sul nagu, vaata, ma arvangi, et kui õpetaja temaga pahandab, teda ei häiri see, et õpetaja temaga pahandab, ta võib üksinda võib-olla pahandada, aga kõigi ees. Jõuame ikkagi selleni, et see on, võtab, kui keegi õpetaja pahandab, siis ta tõmbab nagu tähelepanu ainult talle, ta saab liigset tähelepanu nii-öelda ja kõik on mingi, vaata, et nagu mingi, et põhimõtteliselt tšik saab meliseda, aga tegelikult kujutades ette seda, siis kogu selle kooli aja vältel kõik saavad korra vähemalt möliseda kellegi käest. Ja midagi ei ole teha. Et ma olen saanud möliseda, lihtsalt ole see, ürita nagu mõelda, et ära lihtsalt sisesta kogu seda negatiivsust. Keegi ei vaata su nägu, nad tegelevad mingi oma asjadega, see saab näost punaseks, läheb pohhu. Nagu, et selles suhtes, et enamus inimene võib-olla niimoodi, et ta tunneb, et ta läheb näost punaseks, aga tegelikult ei lähe, onju. Et nagu see on see tunne, onju. Või siis on see, et tegelikult, et ütleme nii, et kui isegi need inimesed, su klassivennad vaatavad korra, actually, tegelikult need ei huvita. Või neil on nagu, see tšikk ilmselt eeldab, et kõigil on nagu mingi, oh my god, vaata, mis tega saab, aga tegelikult nagu see on ärevuse üks nagu mega suurtest osas, sa arvad, et kõiki teisi kotib, tegelikult ei koti. Et ma arvangi, et tegelikult ongi see, et seda kuidagi nagu parandada või midagi, vaata, ma ei oska nagu niimoodi öelda, et ma tean, et ma olin kogu aeg siuke, et mingi keegi meil, oi jumal, keegi ma ei tea, rikkasin taga, keegi melises muga või midagi oli, vaata, siis ma lihtsalt nagu mingi, nojah siis siit taga. Võib-olla ma olin see veits nagu, et siuke, et veits douchebag mulje ei õpetajatele. Ja. Aga ma olin natuke siuke, et võib-olla oleks pidanud rohkem kottima, aga samas, ma ei tea, ei kaotanud ega sellega midagi, et ma ei kuulanud neid õpetajaid või midagi. Aga see mulje, nagu sa ise mõtled olukordi enda peas palju hullemus, kui need tegelikult on. See ongi kõik see ülemõtlemine, vaata. Et see on ma arvan igas elu osas, et inimesed lihtsalt mõtlevad üle nagu asju. Samamoodi nagu sina seal ees. Ja oligi, ma tunnen ise, et ma värisen üle keha ja siis ma lähen peale nagu seda presentatsiooni, lähen mingi oma kursakaaslase juurde, olen nagu, kuule, see oli perses, ma oleks peaaegu ära minestanud, vaata, siis ta oli mingi päriselt või? Ma ei saa mitte midagi aru. Ja ma just vaatasin, et kui hästi sul läks ja see on ülihaige. Mäletad seda. Meil oli Halloween Eliisiga. Ei, palun ärme! Ei, ma lihtsalt ütlen selle, et point oli see, et Eliis vedas mind kuskile, ma ei tea mitte kedagi. Seal oli rahvas, võõrad täiesti minu ma teadsin ka ühte inimest. Ja see oli ka nagu mingi, ja seal oli niuke full on majapidu nagu, frat party, pole üliammu sellest see oli tuus ja see oli niimoodi, et meil oli vaja siis esineda niimoodi, et see inimene või keda sa nagu, kelleks sa oled ennast siis nõnda siis, kuidas maskeerinud eesti keeles just, et kelleks sa oled siis teinud, siis sa pead nagu teda siis nagu lavastama nii-öelda, äkki tal on mingi team song või mingi siuke asi. Ja me olime Powerpuff Girls ja meil oli obviously team song olemas ja Sugar, spice and everything nice. ja muidugi me pidime seda esitama kõikide nende inimeste ees. Ma olen nagu ma olen 22, ma olen nii palju nagu, ma olen juba teinud seda, ma ei peaks tundma nagu imelikult, aga just see, et ma ei ole nagu mingi siuke näitleja tüüp, vaata. Või nagu siuke, ja me ei teadnud kedagi sealt. Ja see oli nagu siuke, samuti tekkis nagu ikkagi siuke nagu ärevus tekkis eit sisse. Ma ei tea, kuidas meil läheb, oh my god, mida me teeme. Me reaalselt harjutasime. Me olime nagu mingi... Me läksime vetsu harjutama. Panime YouTube'is selle intros. Kõik olid nagu mingi, otsusid ust nagu me mingi, ei, me peame harjutama. Nagu kuidagi see, samamoodi see ilmselt tulenes kõik ärevusest, vaata. Ja me tegime ära selle ja mõlemad Eliisiga, meil oli blackout. Me lihtsalt kumbki ei mäletanud. Mida me tegime ja me tulime ära mingi, oh my god, me hakkasime räigelt naerma, mingi see oli, vaata.
ja pärast kõik tulid, kui kõik olid ära esinenud, ütlesid, joo, sitaks kõva, jumala kõva, vaata, jumala tublid. Ma olime nagu mingi... Mis me tegime üldse? nagu ise tundsid, et see oli kõige halvem asi. Mul reaalselt tuli see meelde praegu. Kõige hullem on see, et there's a video out there. On keegi filmis seda? Jaa, ei, seda filmiti. There's a video out there. Okei, no... Kui see asi kunagi... Kui me kunagi kuulsaks saame, siis see tuleb välja, trust me. Oh my god. Ja ühesõnaga, aga jaa, ja seal oli ka, aga tegelikult, aga me võtsime lõpuks seda ikkagi naljaga ja... Ei, full naljaga, kõik oli nii joogis, ikka see on nagu täiesti suve. Pluss oli Halloween ja me ei olnud Karmel ja Liis, me olime Powerpuff Girls. Ja me olime nagu mingi maskeerunud. Kes on Karmel ja kes on Liis, ma ei tea. Igatahes me triivisime jälle sellest kuulekirjast. Ei, me räägimegi kui Liisiga, et me natukene liigselt liigume kuskil edasi, aga this is us, what you gonna do. Yes. Aga selle kirja nii-anda kokkuvõtmiseks ma ütlekski, et tee seda piisavalt, et lõpuks ei ole hull. Yeah. Trust me, saad vanemaks ja see kindlasti läheb... See ei tundu nii hullena. Ja see lähebki... Sest et vanusega tuleb ka enesekindlus. Jällegi jõuame tagasi enesekindluse juurde, eks ju, mida me kogu aeg korrutame. Ja samamoodi see boyfriend, kui ta lähedasemaks saate, ma loodan, et te püsite koos piisavalt kaua, siis need liblikad kaovad ära. Ja me rääkisime sellest, et ta vist oli natuke noor, või mitte natuke noor, aga ta tundus nooremad sorti. Nooremad sorti. Et siis võibki nagu eeldada, et see ei pruugi olla sinu nagu mingi mitmes boyfriend, et äkki on esimene alles, siis ongi. Sa ei oska olla kuidagi, see on normaalne. Ma ei osanud ka olla esimesega. Või nagu, et see tekitadki liigselt, et oh my god, et ta vaatab mind ja need liblikad ja asjad, need võtavad olukorra üle. Aga just nii, et sa harjud ära sellega lõpuks. Inimene harjub kõigega. Seega anna lihtsalt aega natukene ja see muutub normaalsemaks. Just nii. Yes. Aga aitäh kirja eest. Kas me võtame vahepeal nüüd tõsisema või sa oled ikka nagu... Ei, paneme hea piraka ka siia vahele. Okei, ma lugesin selle, nagu lasin silmadega läbi enne kui me salvestama hakkasime ja see oli esimene meil muideks. Nagu me ütleme küll, et kirjutage meile, aga enamus inimesed on kirjutanud meile Instagrami, DM-i. Mis ei ole vale, aga nagu... Ja, ei, see on ka täiesti okei, aga nagu just nagu mulle meeldib siuke old school stuff. Me tegime ikkagi spetsiaalselt endale tüdrukute Tüdrukud official @gmail.com Kas me oleme kaksikud? I don't know. Kuule, ja see viimane pilt oli ka ju kommentaari, kus me kolmekesi olime peal, ja mingi, joo, te olete reaalselt kaksikud. Ja tegelikult, kui sa päriselus meid tundma õpid, vaata ikkagi, isegi kui sul on reaalselt kaksikud, need muutuvad sinu jaoks nagu erinevaks, vaata. Ei, me ise nagu näeme mega hästi neid erinevusi, aga ma saan aru, miks inimesed vaataks, ma saan nagu blondid, eks ju, umbes sama värvi silmad või nagu mitte pruunid silmad, eks siis nagu helatad silmad. Riietustiil on kinda samma purki. Ja, full mustad emod nagu kõik. Ei ole mingi girly shit, vaata, me oleme ikka kõik siuke. Aga järgmine Halloweeni idee, paneme kleidid selle. Kõik muudame. Kõik on mingi wow, kes Nüüd oleme meie, kui me reaalselt käituksime nagu tüdrukud. See ongi nii naljakas, kuna kõik meil see tüdrukute logo ja kõik see nagu ja, saate aru, see on nagu roosa ja mul eksisteerib üks asi kodus, mis on roosa. Mul on ka üks. Ma ei ole üldse nagu mingi roosa ting, aga sellepärast meelde meeldiski see, et see ei ole üldse meie, see on different world märk. Samas see on. Aga tüdrukud, roosa. Nagu meie sisemus on roosa. Okei, ma panen nüüd. No ta ei kirjutanud tere või hei, ta lihtsalt alustas kohe. Aga tere. Mul oli elukaaslane, kellega olime... Tahaks nuusat, ma veitsagi. Mine nuusk ära. Ei, midagi ennast. Mul oli elukaaslane, kellega olime 6 aastat suhtes. Elu oli suhteliselt pilvitu. Me saime hästi läbi, me mõissime üksteist poolelt sõnalt. Soulmates. Eks ikka oli olukorda, kus tülitsesime, läks natuke käest ära ja mitte rääkimine võis kesta mitu päeva. Üldjoontes siis mina siiski armastasin teda ja mina arvasin, et ka tema mind. Arvasin, mis see? Jah, see juba on Ühel päeval tuli uudis, et elukaaslane peab minema kaitseväkke. Vana aja kaitsevägi. Jah, et lihtsalt side note, kes ei ole nagu kursis üldse olnud, et hästi palju story'si käib ja hästi, et see on nii, et kaitsevägi rikub suhteid. Jaa, seda jällegi ma toon selle üles, ma ei taha seda üles tuua, aga
olen paar korda siin Tinderis käinud, eks midagi ennast. Ja ongi venna, kes on kaitseväes, neil ei ole mitte midagi muud teha, kui Tinderis swipe'ida nagu. Ja mul oli esimene tõsine suhe ja see lõppes pretty much sealt, kus ta läks kaitseväkke. Päris. Ja sealt läks nagu lapp ära ja ma mäletan, ta ise kirjutas mulle, et need kutid koha peal ütlevad, et aha, sa oled suhtes või? No mitte kauaks, sellepärast, et kujutate, mida su tüdruk teeb seal, kui sa seal oled. Ja ma arvan, et see mentaalselt fuckib äragi nagu kõik, mis need kutid seal koha peal räägivad, kellel endal võib-olla pekki läinud suhted tänu sellele. Ja tegelikult tüdrukud nagu ei tee mitte midagi. Ja siis ongi see rikub suht ära. Me rääkisime, me ei rääkinud sellest, ma monteerin seda osa, me räägime varsti ühes tulevas episoodis suhete šaboteerimisest. Ehk siis varsti näed seda ka. Aga see lugu läheb lapp ära. Ma võtsin selle uudisi ilusti vastu ja olin, et okei, me saame hakkama, pole ju midagi hullu. Kahjuks aga on Eestis üks väeosa, kus lastakse... Pudi kõik korras või? Okei, väga hea. Kus lastakse sõduri... No, lebota seal. Meil on operaator Pudi ka siin. Nii et kui te näete, et meie videopilt, kui te vaatate YouTube'ist praegu lappab, siis see on Pudi süü, mitte meie. Igatahes. Kahjuks aga on Eestis üks väeosa, kus lastakse sõdurid väga palju hiljem, kui teistes väeosades paiknevad sõdurid. Kus lastakse sõdurid? Võru või? Kus lastakse sõdurid? Ma eeldan... Mis mõttes? Oota, loe see lause uuesti. Kahjuks on aga Eestis üks väeosa, kus lastakse sõdurid välja palju hiljem. Mul lihtsalt üks sõna jäi vahele, nagu what the shit. Okei, seega, me polnud juba mitu nädalat näinud, suhtlesime ikka, aga kuidagi selline külm tunne oli mul sees. Nagu kohe juhtuks midagi. Suhete šaboteerimine, ei. Nii ka läks. Oli esimene kord, mille sain neid vaatama minna. Mina muidugi tegin seda. Kui ma väeossa jõudsin, siis avastasin, et mu peika polnud tulnud kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Mõtlesin, et okei, see on ju kaitsevägi ja võib-olla tuli tal midagi ette. Ootasin. Järsku vaatasin ringi ja seal mu peika oligi. What? Kaisutas teise naisega. Kaisutas teise naisega. What the hell? Oota, küsimus sinna. Ma tean seda, et ma olen kaitseväes külas käinud. See kaitseväes külas käimine oli siuke vähemalt, ma ei tea, esimest korda. Sa lähed sinna putkasse, sa ütled selle nime, kellel sa ei saa enne lihtsalt sisse joosta sinna. Sa ütled, kellel sa külla tuled ja see inimene peab sinna tulema. Sind vastu võtma. Kuidas see... Okei, võib-olla see asjad on muutunud siis selle aja jooksul. No ma käisin ka ikka mingi 6 aastat tagasi, vaata. Äkki need asjad muutunud. Aga see oligi see, et sa ei saa lihtsalt sisse jalutada, teades, sa pead taga kokku saama. Et sa ei hakka ise rändama seal kuskile. Okei, veider. Aga võib-olla need asjad muutunud tõesti. Mul on null teadmist selle kohta, nagu mul ei ole üks... See on suht strikt, aga võib-olla oleneb ka, kus kandis sa oled. Aga what the hell? Kaisutas teise naisega. Joo! Ta oli täiesti ära unustanud, et mina pidin tulema. Mis kõige hullem... Kuidas sa saad unustada? Ei, sa kutsud lihtsalt 2 naist korraga, üks ikka tuleb, vaata. Sul peab backup plan ka olema. Joo, okei. Wow. Mis kõige hullem, siis ma ei saanud kunagi oma elukaaslase emaga läbi. Aga see hetk, kui nemad seal kaisutasid, siis elukaaslase pere istus ka nende juures. Ja see on mega valus. See on nagu kõige valusam hit, kui see nende vanematele ei meeldi. On ju? Ja ei, muidugi. Või nagu mingi kõige parematele sõpradele. Ja ma ei saa ka aru, ma paneks kohe cancelisse. Ma ei saa, see on nagu siuke asi, et ma olen ka nagu, ma üritan, kui mul on nagu elukaaslane, siis ma teen kõike võimalikuks, et mu vanemad saaksid läbida, aga muidu õnneks ei ole kunagi probleem on ja samuti, et mina nagu meeldiks tema vanematel. See on nii tähtis. Et kohe, kui mingi teine vaip tuleb, siis sa oled nagu ja, nii tähtis. Aga wow. See on julm. Mind oli hüljatud. Seda nähes ma lihtsalt minestasin automaatselt. Aga vaata, sa oled nii kaua koos olnud ka. Ja, nagu kuidas reageerid? Inimesed reageerivad erinevat moodi, nagu minestamine, see on, jah. Kui ma silmad avasin, siis oli minu ümber mitu mundris meest, kes hoidsid mu pead, kes oli nuuskpiiritusega ja kes kutsus kiirabi. Wow. Sel ajal aga seisis mu peika kaugemal, kaenla all seesama eit. Ta ei teinud midagi, mitte midagi, lihtsalt vaatas. Kaua nad koos? 6 aastat. Mida sa ajad?
aga samas, vaata nüüd ta ütleb, et ta läks kaitseväkke ja sealt läks kõik valesti, aga samas, kui sa oled kaitseväkke ja su esimene külastusaeg, millal see on mingi kuu hiljem või? Kas keegi teab või? Ei tea või? No ei tea. Ühesõnaga, see on nagu siuke, et see ei ole nagu sa saad järgmine nädal minna külastama, onju. Aga nagu see ei ole siuke periood, et sa saad juba leida endale naise ja ma olen kaitseväes ja tule esimest korda mind kohtama, siis vaevalt, et nad juba esimesel korral nagu kaisutavad, vaata, ja pere on kõrval, see chick pidi olema pildis juba ammu. Ma arvan, et ta vanemad... Kaua sa ikka kaitseväes on? Jaa, ei, selles suhtes, et ma arvan, et esimene kord, kui sa saad vaatama minna, see ei ole võimalik, et nad juba kaisutavad koos sinu perega. Või nagu, et su pere on kõrval, you know. See on täiesti perest. Seega ma arvan, et see chick oli enne pildis ja vanemad võib-olla ei olnud kursiski, võib-olla ta ütles vanematele, et see chick on out of... et see originaalne 6 aastat koos suhe on ammu läbi, vaata. Võitis suhe tegelikult ta ajas lihtsalt 2 naist samal ajal. Girl, I feel bad for you. Wow. See on nagu, kui sul on suhe, sul on seebikas ja siis on see next level asi, siis on see next level asi, see on karm. Wow. Ma saan edasi. Tuli arst ja ma lahkusin sealt platsilt ilma, et ma oleks oma elukaaslasega. Ta ikka kirjutab, et kas nad siis tähendab oma asjad veel tema juurde, siis võttis uue pihvi. What the shit? Polnud saanud oma elukaaslasega ühtegi sõna vahetada. Mu süda oli kildudeks, ma olin täiesti katki, ma tahtsin endale otsa peale teha, sest mind oli jäetud selle maailmaga täiesti üksi. Ta oli ainus, kes mul üldse veel kunagi oli olnud. Siin ma tahaks vahele mainida, kui te lähete suhtesse, ärge tehke oma partnerit nii-öelda number 1 prioriteediks. Jaa, ma olen ise teinud seda, kõik hästi paljud teevad seda. Ja siis saadki aru, et kui tema jätab sind, you have nothing. Sa oledki nagu, et sa ei vääri mitte miskit, sinu jaoks ei ole mitte miskit, sa lihtsalt oled, ongi see, et see tekibki see tunne, mida ta just elatas. Ja see on nii halb ja see on nii vale. Ja suhtes inimesed kaotavadki ennast täiesti ära. Ma vist midagi selle sarnast rääkisime kuskil varamas episoodis, võib-olla seal, kus me seda küpsetamist tegime või mis iganes. Ja me midagi rääkisime, et ole oma sõpradega et nagu sa kaod kuidagi ise ära või sa hakkad tegema neid samu asju, mida su partner teeb ja siis kes sina oled? Sa elad talle. Ja kui ta ära kaob, mis sa siis teed? Kellele sa elad? Ja siis sul polegi... Mul oli täpselt sama. Sama. Meil olid kõik minu sõbrad jäid kõrvale, ma võtsin tema sõbrad oma sõpradeks ja see oli lihtsalt not good, vaata. Ehk siis number 1 prioriteet sina ise, number 2 prioriteet sinu sõbrad ja number 3 prioriteet sinu partner. See ei tähenda seda, et sa nagu ühel annad rohkem aega kui teisele, aga kes on sulle kõige tähtsamad, et ikkagi... Ja sõbrad ja perekond käivad siis sama, ma ütleks nagu teine. Sõbrad ja perekond. Aga kõigepealt ikkagi ela ise endale sellepärast, et me sinna, et me ikkagi sureme üksinda ja kellele see elu on, see on tegelikult sulle mõeldud. Kõik inimesed elavad ise endale. Ja see on. Okei, nii. Selle õhtul koju sõitsin ma kogemata teelt välja. Auto oleks... It's a fucking train wreck, siin läheb ainult halvemaks nagu. See ongi see, et ma ei ole kuulnud seda. Jaa. Jälle. Selle õhtul koju sõitsime kogemata teelt välja, auto läks romulasse, aga mina jäin ise terveks. Thank God. See on põhiline. Aga terve aeg hõljusin nagu maa ja taeva vahel. Ma olin täielikus depressioonis. Ma ainult kaanisin alkoholi, ma ei saanud oma eluga hakkama, ma ei käinud tööl. Kahjuks aga juhtus nii, et ma olin vahepeal rasedaks jäänud. That's the fucking kicker nagu. Can I go out? See lihtsalt läks nagu see on lihtsalt alla mäge from the beginning. Oota, aga kas ta oli nagu nii... Okei. See pidi juhtuma enne tema kaitseväkke minekut, aga siis ma veel seda ei teadnud. Ma sain sellest teada alles siis, kui ma olin juba 7 päeva järjest joonud. Ma tegin peale seda rasedustesti ja see oli positiivne. Ma olin nii šokis, aga samas nii rõõmus. Mul on jälle keegi, kelle nimel elada. Läks paar nädalat mööda ja ma sattusin suurte valudega haiglasse. Ma kaotsin selle lapse. See podcast läks nii morbiidseks praegu. See läks... Ma tunnen seda negatiivsust siin ümber praegu. Kurbust pigem, mitte negatiivsust. Kurbust. Okei, me peame selle ma ütlesin, see on pomm. Pane lõpuni. Ma võtan praegu sisse, Arvatavasti tänu oma meeletule alkoholikogusele. Nüüd oli mul 2 hinge läinud.
ma teadsin elukaaslane, et ma olen rase ja hiljem teadsin, et see laps on surnud. Ma arvasin, et ta saab aru, mis olukorras me oleme ja tuleb tagasi. Tema aga ütles selle peale, et nojah, tee siis aborti. Fuck that, dude. Wow. Praeguseks on sellest möödas aasta sellest, kui ma kaotsin kõik. Ma olen oma eluga nüüd juba paremas kohas, siiani üksi, sest ma ei usalda enam kedagi. Mis aga paar nädalat tagasi välja tuli, lõi mu jälle täiesti rivist välja. See kohe lõpeb, aga... See naine, tal kaenlas ei olnud ainus, kellega ta mind pettis. Neid oli veel ja veel. Naised olid isegi oma sotsiaalmeedias temaga koos pilte pannud sel ajal, kui me koos olime. Algas järjekordne alkoholi tarvitamine. Jälle augus, vana tuttavrada. Nüüd õnneks rabelesin ma sellest kiiremini välja, aga kujutate ette, kui sa juba peaaegu oled kuristiku servast üle saanud ja kukud alla tagasi. Vot selline minu lugu, mis muutis tervet mu elu. Mul on külmaväri on nagu terve aeg. Ma nagu tahaks, et tšikk meiega välja tuleks ja me lihtsalt boostime oma energiat sellele tšikile, et mingi ma tean, good energy, aga ma ei taha, et me läheksime väga kurvaks ja nagu niimoodi, et see on nagu see on perses, me teame, et see on ja lapse kaotus on kindlasti üks raskemaid nagu asju, millest sa saad nagu üle minna, samamoodi nagu abort. Et ongi kõige hullem, ma isegi tea, mis on hullem, kas on see, et sa kaotad selle lapse niimoodi, et sa tead, et sa annad teed aborti, sa oled teadlik, et sa kaotad ta, või siis see, et sa juba ootad, no pigem see, mis on hullem, et sa ootad ja pum, teda ei ole enam. Kuna nagu need, kes lähevad aborti tegema, nad juba nagu teadlikult sisestavad nagu... endale, jah. Aga see on ikkagi raske, ma usun, nagu, või nii palju, kui ma kuulda. Aga see kutt 6 aastat mida pekki. Ja ma kujutan ette seda tunnet, ma saan aru sellest, et kui ta ütleb, et ta ei suuda usaldada praegu, see kindlasti võtab aega ja keegi ei sunnigi sind usaldama kohe varakult kedagi ja see tuleb samamoodi ajaga. Et kindlasti ma nii loodan, et see inimene, kes sinu kõrval järgmisena tuleb, et ta on piisavalt tugev ja mõistab, et sa elasid läbi siukest rollercoasterit, et wow. Aga seda, et nagu ma ei usalda enam kedagi ära, võib-olla see ei ole õige mindset, et kindlasti kõik inimesed ei ole nagu tema, aga kindlasti nii võib ka tulla, kuna neid on palju, keda sa ei saa usaldada. See kindlasti, see võib rikkuda seda järgmiseid natukene, nagu selles suhtes. Sa ise vaimselt oled lihtsalt nagu järgmine kord nagu suht pekkis omadega. Sellepärast ongi praegu, võtagi see aeg, ma ei tea, kas või siis reisi tegelassidega, mis sulle meeldib, tee ennast tugevaks taas, et saada aru, et sa ei järgmist suhtest, kui sa lähed suhtesse, sa ei ela 100% temale. Ehk siis kõik, mis juhtub, sa oled ikka sama tugev endine, sa oled endiselt sama tugev, et kui tema peaks midagi tegema sellist sarnast või siis midagi ligilähedast, et siis et sa ei kuku sinna auku uuesti, vaid sa oled nagu mingi, ma olen parem kui see ja annad endale uuesti see on ikka raske, aga sa oskad lihtsalt paremini toime tulla sellega. Keegi ei ütle, et see saab lihtne olema. Ja sa pead raudselt ikka, kas või nagu lahkuminekul on mingi mitu erinevat osa, eks ju, mida sa läbi teed nagu peale lahkuminekut. Et võib-olla siis, kui sa oled seda juba teinud, sa oled nagu tunned ennast enesekindlamalt, siis sa võib-olla lihtsalt mingid osad saab vahele, et näiteks see mingi enese haletsemine ja mis iganes. Kindlasti. Selle kutile ma tahaks öelda, et käib putt. You a dick! Nagu kui sa tahad suhet lõpetada, lõpeta ära. See mitme naise pidamine, mine mingi Dubaisse elama ja mine mingi Abu Dhabisse elama või midagi. Saad aru, minu esimene armastus lõppes niimoodi, et kutt läks Rootsi kruiisile ja me olime temaga veits üle aasta suhtes, nagu esimene kutt, kellega mul üldse nagu mingid kogemused Okay, veits oli enne ka nagu mingi first kiss ja need olid ära olnud, aga nagu põhimõtteliselt esimene suhe siis mul. Kutt läks Rootsi kruiisile ja siis põhimõtteliselt tuli tagasi, nägin, et oli shady shit, samamoodi nagu tal see kõhutunne. Ja usaldage seda kõhutunnet, see on alati õige. Et tal oli samamoodi, ta oli nagu mega külm minu vastu ja siis ma olin nagu okei, räägi, mis nuss on. Ja ei öelnud mitte midagi. Ja mina, vana hea Instagrami FBI, eks ju, lähen teen oma full on researchi ära peale seda Rootsi tripi, kõik ta sõbrad, kellega seal oli, ta pere, kellega seal oli tema mingi, kus ta täägitud. Ta käis pere ja sõpradega. Okay. Ja siis leidsid mingi pihvi sealt lõpuks, kes oli oma Instagrami feedile postitanud minu kuti kaelast, kus peal oli maasikas pildi.
ja ta ära tääginud. What the shit? Ja siis ilmselgelt ma sain kohe aru, mis värk on, eks ju, ja rääkisin selle kutiga, et oli mingi okei, et põhimõtteliselt ma tegin seda sellepärast, et ma ei osanud muud moodi sind maha jätta. What the hell? Moment of silence. What? Ei, aga kui sa oledki nii kuradi bitch boy lihtsalt nagu siis... Jaa, see tõesti näitab sinust väga palju. Come on, sa oled võttud endale inimese kõrvale, sa ei saa olla nii... Jah, bitch boy. Reaalselt, nagu... Ütle lihtsalt välja. See, kuidas sa leiad, kas ta selle peale ei mõelnud, et see, kuidas sa leiad seda niimoodi... Ei, aga tahtis, et ma leiaks ja ma mõtlengi, et see on palju hullem kui see, et ta tuleb, ütleb sulle. Jaa, loog. Ja ma olen alati, me ütleme petmise kohta see sama, et nagu, kui sa juba tunned, et hakkab ära vajuma, isegi kui sa leiad kellegi, kellega sa petta tahad, shoot me a text, nagu kirjuta mulle 5 minta enne, kuule, never mind, nagu lähme lahku ja siis me võime pärast seda arutada, aga ära suhtes oleku ajal nagu tee midagi. Have some respect. Teine inimene on ka inimene. Nagu tal on tunded. Ehk siis... Eks kui see töötas, see tööta. Ja see oligi ilmselt võib-olla siuke, et tema jaoks, see oli nii egoistlik, et see oli tema jaoks palju lihtsam. Niimoodi ei jätta sind maha. Mis sellel meie kuulaja kirjal? Okei, no minu jaoks kõige traumatiseerivam oligi see lapsest mahajäämine ja see, et kõik need teised asjad on nagu üle saadavad, aga see on reaalselt see, et aga tegelikult... Ja sa ütled, et sa jääd 2 hingest silla. Tegelikult nagu see kutt, nagu ta elab oma elu ja kui sa juba temast üle saad, siis nagu kõik küll läheb sa üles. leiad selle parema ja siis sa oled nagu mingi wow, kes ta oli üldse, vaata, aga see lapse kaotuse on traumatiseeriv. Jaa, kindlasti, aga ma ütleks seda ka juurde, et aga kujuta ette nüüd, saaks see laps saanud mingil määral. Varem või hiljem oleks see kutt tulnud välja. See oleks pidanud uuesti temaga tegelema. Vaitale, võib-olla ta oleks... Vana hea oli, ja, või siis see, et isegi kui sa ütled, et sa ei taha sellelt mehelt mitte mingisugust senti, on ju, äkki ta leiab sind, kui ta on mingi 30-45, leiab sind üles, okei, mingi eelda mingi vanemana, on ju, kus tal on nagu veits rohkem mõistust pead, mingi, mul on laps ju. Nagu, ja siis mingi, aga ma tahaks näha teda. Ja sa nagu sa tegelikult tahad sellest suhtest üle saada, aga ja sa ei saa, kuna ta on su elus. Seega, ma arvan, et it was all for the best, tegelikult. Et saa see laps kellegagi kes on seal olemas sinu jaoks ja kes tema nägemine ei tekita sulle neid negatiivseid tundeid jälle tagasi, mis sul ma tean, et tänapäeval see on väga raske, enamus pered on nii, et nagu vanemad on lahutatud väga harva, sa leiad nagu sellised, kellel on vanemad koos. Mul on reaalselt mingi 2 tuttavat. Mul on ka, nagu mul on 1 vist. See on 0. Ja need inimesed, sa näed, et neil on nagu peas ka kõik palju rohkem korras kui nendel. On. Nagu nad on nii kuidagi nagu lihtsalt nagu... Midagi ei ole teha, aga samas nagu ma mõtlen, et kohati võib olla hea, et ma olen nagu selle nagu fucked up. Ja me oleme tugevamad. Ja kindlasti. Rohkem. Võib-olla tõesti. Ja okei. Igatahes stay strong. Ma loodan, et me kas või kuidagi mingit feedbacki suutsime sulle anda. See on natuke hästi raske. See on raske teema. Nagu, ma arvan, et me ei ole sinna, nagu eriti see lapse kaudu, me ei ole sinna pointi veel jõudnud, et me selle peale mõtleks üldse, et nagu lapsed ja värk, et see on kindlasti väga raske teema. Võtta sellises olukorras ei oska tõesti ennast panna teisi inimese olukorda. Ma ütleks, et see kutt reaalselt, mine vaata meie mingi Vändagangsterite osa. Ja tõesti, ma ütlen sulle seda, et ära kaota oma enesekindlust tänu sellele. Just. Jälle. Enesekindlus. Kas me paneme oma saate nimeks #enesekindlus või nagu faktitruuk? Okei, teeme ühe veel ja siis hakkame otsi kokku tõmbama, sest et me ikkagi salvestame seda koolis, kool pannakse varsti kinni. No meil on siuke tund veel, aga me peame siin kokku ka asjad panema, nii et teeme ühe veel, räägime maks pool tundi, ütleks. Hei. Vaatan teie viimast episoodi ja seal tuli jutuks, et esimesel kohtingul räägiti sõbrannast, kes kellega magas ja mul on ka üks huvitav lugu selle teemaga seoses. Nimelt käib siin jutt siis meie 4. episoodist, kus käisid külas Nix and Johnny ja Nix rääkis, kuidas... Oli Nix või? Rääkis Nix sellest või? Jah, Nix rääkis ühe jutu, kus ta käis mingi Biffiga kohtingul ja siis terve aja see Biff rääkis, kuidas ta on mingi
kellega ta parim sõbranna maganud on, which doesn't make sense at all lihtsalt. Aga igatahes, nimelt sain ühe kutiga läbi interneti tuttavaks ja rääkisime pikalt läbi interneti ja juba siis rääkis ta pidevalt oma eksist. Tuli siis aeg, mil me kokku saame. Saime ilusti kokku ja läksime pillardit mängima. Ja enamus ajast rääkis ta ikka oma eksist. Peale seda pole me rohkem kokku saanud ja ega enam üldse väga ei huhtle. Teile aga jõudu teie tegemistes ja päikest igasse päeva. Sulle ka. Thank you. Aga kuradi eksin, ma ütlen. what the hell, nagu obviously see inimene, kes sinuga läks sinna date'ile, ta ei olnud valmis minema date'ile, tal oli vaja kedagi, kes support aitaks system, ja tal oli vaja kedagi, kes supportiks teda selles eelmises suhtes ehk siis ülesaamises või mis iganes. Et mul on tore, et sa oled piisavalt nagu normaalne, et sa saad aru, et nagu siin ei ole midagi teha, I'm out, vaata. Aga jaa, ei, kas sul on olnud sellist asja, Liis? Jaa, ja sa tead ka, kellest ma räägin, aga oli üks härra, kellega ma isegi koos elasin. Ainuke inimene, kellega ma olen nagu koos elanud ja ma ei korra nagu mingi aga nüüd ma olen ja vend oli nagu ei oota kõik teevad riis. Okei, liigume sujuvalt edasi. Oli siis üks härra ja ta oli mega obsessed oma eksist või nagu ta ütles kogu aeg, neil oli mingi koer koos, ta rääkis mingi sellest kogu aeg ja mina tol ajal ma olin nagu suht veel selline nii-öelda sinisilmne nagu ma Liisi siis veel väga ei tundnud, ma veits olin näinud. Igatahes ma ei olnud nii rikutud siis veel, nagu põhimõtteliselt he fucked me up või nagu tema pärast mul tekkisid mingid asjad, millest ma pidin üle saama ja siis ma võtsin ennast kätte, hakkasin näiteks mingi spirituaalsuse nende asjadega mediteerima, sellega tegema. Aga see tegelikult on lõpe ja kõik, jah? Jaa, ei, tulemus oli ülihea, eks ma olen nagu mõnes mõttes tänulik talle, aga ta oli... Sa pead iga suhte üle tänulik olema tegelikult. Absoluutselt. Kõik annavad sulle midagi. Okei, no mõned, kes on mingi 6 aega või mis iganes, siis noh nagu... Okei, need annavad sulle jälle sellist asjad mingi ja sa ei tee enam nii. Noh, põhimõtteliselt sellist. Ma pean valima rohkem. Jaa, täpselt jõuame tagasi mingi, võta ennast kokku. Jaa. Nii. Need on ka. Aga igatahes oli see härra ja ta lihtsalt kogu aeg rääkis oma eksist ja mingid sõbrad tal ka nagu mingi hetk mainisid talle seda oli nagu... Mina mainisin ka talle kindlasti seda. Jaa, nagu yo, that's weird nagu. Ta eks oli täiesti üle temast. Täiesti, 100%. Aga tema ei olnud. Ta tõi põhjuseks selle koera, et neil oli koer oma vahel võetud. Ja siis ta mingi hetk nagu terve meie nii-öelda jutumärkides suhtaja, ta ei follownud seda Biffi ja siis mingi 2 kuud enne, kui me lahku läksime, ta hakkas seda Biffi followma. Siis ma olin nagu, miks? Nagu lihtsalt miks nagu? Te ei ole suhelnud, te ei saa läbi nagu, teil ei ole isegi good term, sa oled ainuke, kes nagu räägib temast kogu aeg, ta on oma eluga edasi liikunud, tal on suva. Täiesti. Ja siis kutt oli mingi, oi, ma lihtsalt tahtsin koerast pilte näha. Ma mainin ära. Okei, ma loodan, et nüüd inimestel see Biff oli strippar. Pomm lihtsalt. Aga nagu ta ei pannud mingi iga võib-olla 8 pilt oli sellest koerast või 9 pilt. Mina mäletan, oli tõesti nagu ka sama. Et see ei olnud nagu mingi jõu, et see on mingi koerast, see oli nagu ikkagi tšikk tema ise, vaata. Et ma arvan, et ma ei tea, kirjuta talle sõnumi, et pigem, et jõu, keep me updated, see on siiski, ütledki nagu otsa välja. Tee meie koerale Instagram. Või siis seda, või siis nagu, kui sa tšikid, ma ei viitsi teha Instagrami, siis ütlegi, et ma oleksin väga, nagu lähen inimlikult, ma oleksin väga tänulik, see koer tähendas mulle palju, kas sa saaksid mulle nagu, ma ei tea, keep me updated, et saada mulle paar pilti näiteks vahepeal, nagu see, et see oli muidugi, see oli mingi vabandust. Nagu see Insta followmine polnud isegi kõige suurem asi, aga ma sain aru, et vend ei olnud üle saanud igatahes oma eksist ja ma kuidagi tol ajal nagu mul oli kinda suva ja ma kinda ei tahtnud tast nagu lahti ka lasta, sest et mul endal oli raske aeg ja siis ma tahtsin kedagi kõrvale, et see on keeruline teema, millest me võime veel mingi teine episood rääkida, aga põhimõtteliselt mingi asja pärast ma olin temaga koos ja ma sain aru, et ta oma eksistab, sest ja peale seda ma sain aru, kui toksik see reaalselt on, kui, mis see on siis eesti keeles? No kui ebatervislik see suhe reaalselt oli. Mis sa mõtlesid? Ja. Mega ebatervislik suhe oli, sellepärast, et peale seda suhet varem mul ei olnud mitte kunagi mingid eksid
who that, vaata, mingi don't care, eks ju. Ja peale seda oma järgmises suhtes, mis oli isegi mu kõige pikem suhe, päris hea suhe, ma võiks öelda, mul oli probleeme tema eksiga ka ja ma hakkasin nagu kartma, et võib-olla seal on ka midagi, et ta on ka endiselt vaata kinni. Kartma, isegi kui sul ei ole otseselt põhjust. Sa hakkad nagu mõtlema midagi. Siis ma tõmbasin mingi sae käima, lihtsalt mitte midagi ei olnud seal, vaata, aga ma olin nagu, mul oli mingi ebakindlus sellest eelmisest, ehk siis ja, et kohe, kui kutt räägib oma eksis, see on väga suur punane lipp ja tõmban nahvi sealt nii kiiresti, kui sa saad. Ega tegelikult oleneb ja mida sa nagu räägid, ega tegelikult see ei ole üldse hea, ükskõik mis staadiumis sa oled seal suhtes, et nagu, et sa nagu tõmbad välja nagu teema eksid. Yeah. Tõesti, kui sul on mingi situatsioon, mis tõesti, mis mitte see, et sul oli selle eksiga, et sa räägid, et näiteks oletame, et joo, ma olen sinna üritusele, kus mu eks on. Ma ootasin seda. Aga seal on jällegi see usaldus ja nagu okei. Ei, sul on oma praeguse elukaaslase Peikaga väga hea teema see, et te ei räägi oma siis varasematest. Ühesõnaga, kes aru ei saanud, siis mul on siuke situatsioon, et midagi ei ole teha. Mõned tuttavad on samasugused ja tuleb üle olla sellest, aga lihtsalt ongi see, et sa pead oma hetkese elukaaslasega seda väga normaalselt rääkima ja ma küsisin talle ka, et sa oled igati kutsutud sinna. See on sinu valik, kas sa tahad tulla või mitte. Kui ma vist ei maininud otseselt ära, igatahes on üritus, kus oleme nii mina ja Karmeli kui ka Karmeli eks ja ta uus Peika. Ei, selles suhtes ma ei tea, ma ei ole kindlalt vastust saanud veel, kas ta tuleb või mitte, aga ma saan mõlemast vastusest aru. Tahad tulla? Mul pole mingit probleemi. Ei taha tulla. Aga peas on see, et tema ei hakka paratsema sellepärast, et te seal koos olete, vaata, see on põhiline. Ta ütles, ma ütlesin sulle, aga kui sa ei tuleks, on ju, siis ta oli nagu mingi, ei, ma usaldan sind ja see ongi see, et nagu see annab mulle niisugust rahutundes, ma olen nagu mingi, sa peaksidki sellepärast, et ma ei teeks mitte never, nagu ever. Toxic suhtes nagu see kutt oleks kohe mingi, mis mõttes. Aga sa annad talle teada, vaata, kõige hullem on see, et kui sa annad talle teada. Ma nägin, et su eks on seal, okei, teda isegi saad sõnu, ma ütlesin, et oma ekse nime, ta oli nagu, kes see on? Et siis sa said juba aru, et okei, nagu teda ei huvita absoluutselt. Ja see on perfektne, ma tahan ka, et mul mingi, kes iganes. Ja ta ütleski samamoodi, et mida vähem ma tean, seda parem on. Just. Ja tegelikult ongi. Ja ma võtan seda eeskujuks oma järgmisteks suheteks. Oota, ma tahtsin selle jutuga kuskile veel nagu tegelikult enam jõuda on see, et eks oota, me rääkisime üks juhe. See on see, et ma lähen edasi selle tekstiga, aga mis on see tegelikult? Võib-olla see, et uues suhtes olid ebakindlused sellepärast, et eelmises oli midagi? No seda kindlasti, aga lihtsalt okei, jätame selle, võib-olla ju siis see on nii oluline, jõudsime, kuhu me jõudsime selle jutuga, aga lihtsalt aga kui me eksidest räägime, meil on veits veel aega, nagu mis on meie arvamus sellest, et kutil või Biffil on oma eksiga koos pildid üleval sotsiaalmeedias? Minu jaoks. No go või? Minu jaoks no go. Okei. Ei, mulle ka ei meeldi, absoluutselt. Aga mul on niimoodi, et ma ise, kui ma vaataks mingi kutti, kes mulle meeldib ja tal on eksiga nagu mingi üle ühe pildi. No go. Nagu nägemist sa ei ole üle saanud, vaata. Nagu ikkagi sa võtan need pildid maha. Nagu ma saan aru, need on mälestused, mida iganes, aga teiste silmadest võtan need ära. Et nagu jäta need endale mingi arhiivi, kuhu iganes, mida iganes. Nagu see oli osa su elust, nagu ei saa keegi seda sealt ära võtta, vaata. Ja ma olen mega confused, kui ma nagu saan mingi uue kutiga tuttavaks, ma lähen ta Instas, tal on mingi eksiga pildid ja siis ma olen nagu okei, kas te veel suhtlete esiteks, sest kui te suhtlete, siis see on meid sketši teema, vaata. Ja nagu ma tegelikult ei tahaks, et mul nagu kaaslane oma eksiga suhtleks. Aga kuttide poole pealt ma ütleks, et kui su eks on mega hot, nagu 10 spiff, 11 spiff, vabandust, nagu out of your league, siis võib-olla jäta üks pilt üles lihtsalt selleks, et see näitab su väärtus. See nagu Biffi nagu vahepeal on sellise, nad on nagu okei, ta sai sellise Biffi, nagu ju siis tal he has something või tal on midagi, vaata, nagu ta sai siukse Biffi ja siis ta on nagu ilusad Biffid ei lange kõigi ohvriks, vaata. See on nagu tore tegelikult, et sa ka nagu nii mõtled seda, aga ma mõtlen seda, et kui me näiteks vaatame seda mõnes teise pilguga, siis mõni võib vaadata seda hoopis nii, et issand jumal,
sul on eksiga pilt üleval ja ta on nii hot Ja su enesekindlus on nagu mingi, et sa ei ole kõige enesekindlam inimene, sul tekibki nagu eriti hullud kompleksid sellepärast, et oh my god, et nagu miks sul temaga pilt veel üleval on või siis mitte isegi sellest, et issand jumal, et aga ma ei ole pooltki nii kena või nii bla või nii. Sa hakkad nagu tema ees võib-olla ennast alaväärtustama, mis kuttidele üldse ei meeldi. Et ja nemad ei pruugi seda aru saada. Ei, ära kunagi alavääri. Või nagu see on kõige hullem. Nagu, kui sa hakkad kutiga suhtlema, see on nagu mingi et ma ikka mõtlesin, et ma olen siin mingi juurde võtnud ja mis iganes. Kutt ei koti. Nagu ei, kui nad juba räägivad sinuga, kas või natukene nad arvavad, et sa oled atraktiivsed. Ja kui kutt ütleb sulle, et jah, oled küll ja siis ära solvu. Selles suhtes, et you did it to yourself. Jaa, aga nagu enamjaolt nad ei ütle, kui on normaalne kutt, kui mingi kutt ütleb, siis nagu ta võib-olla ei ole huvitatud, vaata. No siis sa tead, kui oled, siis sa tead, skaali ütleb ja numbrid ära. Ja, nagu ole enda judge, ära teistele välja ütle, vaata. Aga see enesekindlus teema, et mul oleks mõte täiesti kaduma jälle. Oota, et Tooli krigin. et jah, et sa nagu võid nagu okei, et jah, sa võid enesekindlust veits kaotada, aga kui see kutt jätab selle eksiga selle pildi üles ja ta ei pane mingit captionit, ta ei relate mitte midagi, ta kustutab võib-olla kommentaarid ära, kus on mingi, te olete koos nii nunnud või mis iganes, vaata. Et võib-olla kui seda seal ei ole, siis see on veits aktsepteeritavam, et siis sa ei loo seda seost, et nad olid koos, aga nad on mingi, ta suhtlusringis on nagu atraktiivsed inimesed, kuna sa valid ka veits kutti selle järgi, et kas tal on sõpru, kas tal on suhtlusring, vaata. Ma ei tahaks kutti, kes on full loner ju, kes istub ainult kodus. Et ma tahan, et tal mingi sõpruskond ikkagi oleks. Ja kui need on veel atraktiivsed inimesed, siis +5 punkti. Ma tean, miks ma siin olen. Okei. Aga ei, selles suhtes jah, see on täpselt see, millises vaatenurgas sina seda vaatad. Et muidugi kõige viimane lollim asi on see, et kui sa on seal ja sa tegid mingi probleemi sellest. Ja ei, kui sa on seal, siis ei, ära isegi nagu... Ei, aga kui see häirib sind, vaata, kui sa tunned, et see võib hakata häirima sind. Aga siis te peate juba olema suhtes, mitte enne. Kui ta official ei ole, siis sul ei ole mitte mingit õigust küsida. Ei, kui te suhtes olete, ma mõtlen. Ja. Enne seda, kui ta ei ole official, none of your fucking business ja lase edasi. Ta võib olla seal ükskõik kellega pilt üleval. Jah, aga kui sa hakkab võib-olla tõsisemaks minema, siis uuri niimoodi sujuvalt. Ma ka veits nagu sujuvalt üritasin uurida, et ma ei olnud nagu, miks sul eksiga pilt Instas on, vaata, ma ei nagu mingi et ma siin olen aru saanud, et sul oli, eks ju, eksent nagu... Ma olen aru saanud, et sul on suhted enne mind olnud. How dare you? Ütleme nii, et ma olin siin, ootasin sind. Ma ei tea, kus sa olid. Kõik see 20 aastat. Kõik need valud, need lahkuminekud, need fuckboyd, kellega ma olin. Tegelikult ma ootasin sind. Ja millega sa tegeled seal, poiss? Sa oled mingi suhtes või? Lambist, suhtes. Aga, oota, kus sa jäi nüüd jälle? Mul kadus järg ära. Andke andeks. Igatahes hakkame kokku tõmbama. Jaa, tõmbame otsad kokku. Ma tahan vetsuga jubedal. Ma olen siin, ma mingi tõmblan siin juba. Keerutame sulle tooli. Distractions. Okei. See oli meie saade. Millest me täna siis rääkisime. Me võtsime kuulajakirjad. Mind kutsuti pallile ja meil on Eliisa pallile ja Eliisa enda kleidilambist. Sinult. Minult. Me olime pausil siis vist sel ajal, aga sa said meie hea operaator sai endale ka jõulu pusa või kampsuni. Koleda. Koleda jõulukampsuni. Ei, aga selles suhtes... Mis asi? Saamise. Jaa. Can't relate. Vabandust kõik, kes kõrvaklappidega kuulasid. Jaa, me peame ikka hoiatada. Aga Pudi ütles, et saaks siis midagi muud veel. Saamise päev. Aga... Andmise päev äkki hoopis või? Kõik ja lõppe ja kõik ja. Meil on suur au olla siin stuudios ja... EBS-i stuudios. By the way, väike kerge plaag veel kiiresti siia. Tulge kõik EBS õppima. Saate targaks. Mitte kuskil mujal ei saa. Makske vaeseks ja saage targaks. Ega muidugi, et see ei ole
seal on siuksed võimalused nagu näha, nagu kuulda on. ei no täpselt. Kui ma ei õpiks siin, me ei oleks siin. Ja, nii et aitäh Eliisile ja ta vanematele. nagu pool. Tegelikult mu vanemad lauki sponsoreerivad seda saadet, sest nad maksan mu koolist. Su ema on nii no, Eliis saatis mulle video, kuidas ta ema oli lihtsalt nagu mingi tegi süüa ja siis ta vaatas samal ajal meie podcasti ja see oli kõige armsamas maailmas nagu support is real. Mega fänn ja. Aga ühesõnaga lihtsalt mega mõnus on ja ma loodan, et teil on te ei saa enam kirjutada meie kuskil video alla, et issand jumal, heli on nii sütt. No enam paremaks jäetud. No praegu me paremaks küll minna ei saa. Ja kui te tahate, et sellest veel paremaks läheks, siis nagu tõesti me peame mingi seda annetuskonto avama, kui te saate raha annetada ja võib-olla one day we'll make it. GoFundMe avama. Nii on. Need introd ja outrod on meil alati nii pikad, me jälle nagu libiseme kuhugi nagu täiesti teisse teemas. Te võite selles suhtes anda meile, kas Spotify saab üldse kommentaare anda või kuidas sellega? Ma ei tea, me praegu salvestame seda, aga tegelikult me ei tea veel mitte kuidagi, mitte midagi, kuidas seda uploadida. kuidas me räägime, et me teame, aga tegelikult me ei tea. Aga tegelikult on see, et selles suhtes, et ma ei ütle seda, et kõik peab mingi kommentaariumisse minema, et meile alguses, ma mäletan, meile esimene saade oli siis inimesed kirjutasid meile otse ja öelge arvamus ära kohe, et kuidas teile tundub. Ja omad tuttavad ka kindlasti, ma tean, et te seal kuulate, eks ju. Mõned vaatavad, ma tean, et mul on tuttavad. Kurat, ma ei tea, et 10 minutit vaatasin ja vaatasin, kui tund aega veel ei jaksa. I can't blame. Nüüd meil on podcast ja saate selle pooleli jätta, teil ei ole enam vabandusi. Te peate supportima meid. Ei, aga ma ei võtta seda kuidagi negatiivselt, et ei, me saame oma vaatamise kätte ja YouTube kannab meile $0.5 iga teie vaatamise. Ja see läheb kõik operaator pudile, sellepärast, et ta on meil ametlikult tasuta tööl. Kuule, tõmbame kokku, mul põis lõhkeb kohe. Ma ka ei suuda enam ja me peame jooksma veel sinna WC-sse, sinna oli hea kilomeeter. Tüdrukud on saade, kus me räägime ausalt avameelselt ilma filtrita. Ei, tüdrukud on podcast, kus me räägime ausalt avameelselt ilma filtrita, elust ja kõigest sellega seondavast. Aitäh teile, et te vaatasite. Me armastame teid kõiki väga palju. Aitäh, et te kirjutate meile. Aitäh, et te followte meid. Aitäh, et te subscribe'ite. Teid on nii palju tegelikult. Ja me oleme ise mega uhked ja me armastame seda teha reaalselt, see on tõesti, meil ei ole probleemi istuda siin iga nädal õhtuti ja rääkida. See on üks lemmikutest tegevustest istuda siin ja rääkida. Ja su lõusta passida ja okei, igatahes. Davai. Clocking out. Oota. Love you guys, bye! We were tüdrukud! Normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud.